Aga läheme siit edasi oma järgmise ettekande juurde, mis räägib just siis sellest, et millised on kaasaegsed suunad nende kompetentside hindamisel. Ja meie ettekandja on olnud praeguse kompetentsipõhise süsteemi loomise juures, on olnud väljatöötamise alguses, kutsestandardite koostamise metoodika puhul ja mul on väga hea meel kutsuda teie ette järgmiseks ettekandeks ProConsultatsioonidest Mait Raava. Tere päevast! Mul on hea meel selle tunnustuse üle olla sellel juubeliüritusel. Ettekandjad rääkisid tulevikust. Ma nüüd räägiks, kuidas see kohal on. See pult pidi töötama. Ma siis tõksin näpuga. Mugavam on, kui saab liikuda. Okei. See, mida täna siit võiks kaasa võtta, on äratundmine, kuidas maailm on totaalselt muutunud, täielikult muutunud, tegelikult professionaalseks. Ja kui te olete mõelnud, ma arvan, teil on igal ühel oma vastus sellele, mis on täna teistmoodi, kui oli 10 aastat tagasi ja mis tõepoolest muudab maailma äratundmatuseni. Minu vastus sellele on läbipaistvus. See tekitab optimismi. Ma oma laadilt olen hästi nõudlik inimene, aga teisalt hästi optimistlik ja positiivne selles mõttes, et ma olen oma töös näinud ettevõtteid asutusi nõustades, et läheb paremaks. Ma näen, et on väga olulised erinevused väga headel ja tagasihoidlikel. Ja ma räägiks teile nüüd sellest, et kuidas see tehniliselt välja näeb, nii et me kõiki õpime, et iga õppija saab siit kaasa võtta. Ja ma arvan, te olete just see auditoorium, kes saab siin kaasa tulla ja aidata muuta, et kui me räägime 5 aasta pärast kutsekoja juubelil, siis on meil siin ameeriklased kohal ja teised, kes õpivad meilt. Ma täiesti arvan, et selleks on eeldused. Kui me räägime kompetentsidest, siis me räägime sellisest oskusest, mis on rakendatud. Ja ma arvan, et siit hakkab see väga oluline muutus ka mõttemaailmas. Me kõik võime õppida ja huvitavaid asju teada saada, aga tegijad ehk tõepoolest need, kes on paremate tulemustega, teevad põhimõtteliselt asju teistmoodi. Ja kui ma toon teile näitlikult, mida see tähendab näiteks siis õpetaja tasandil, siis see rakendatud oskus, mis on vaadeldav, edukalt kirjeldav, on viidud skaalasse. Üks näiteks on siis sageduse alusel. Kujutage ette, kui õpetajaskond on selle enda jaoks selgeks vaielnud, kokku leppinud, järgib, saab tagasisidet. Ma hea meelega annaksin oma lapse selle õpetaja kätte, kuna ma tean, et see pole juhus, vaid see on süsteem, mis tagab tulemuse. Võib-olla seni mu räägitust ei ole suurt uut, et see tundub nagu, et mis siis on. Aga kui sa viid sellise käitumise eristuse skaalasse, siis see muutub pedagoogiliseks ja hindamisvahend selles mõttes, et annab sulle orientiiri, et mida ma peaks tegema, et oleks parem. See on näide ühe maailma parima taseme kirjelduskompetentsides. Ma tulen selle idee juurde tagasi. Ma alguses olen tõtakam ja siis mõnes kohas ma olen natukene mõtlikum ja annaks teile hingeruumi kaasa mõelda. Mis asi see on? Me kõik oskame vastata. See on kujund, mis 10 aastat hakkas kõlama. Meil on olemas moesuunad. Kunagi oli Goldrati piirangute teooria, koolitus, kõik käisid seal. See oli moeks. Hansapangas juurutati kompetentsimudelid, kõik hakkasid järgi tegema, see on moes. Täna enam nii ei ole. Kui me räägime kaasaegsusest, siis ma tõmbaks siia julgelt kriipsu peale. Ja kui me räägime nüüd uutest suundadest, siis te märkate tegelikult, et need on head ära unustatud vanad asjad, aga nad on pandud värskesse pakendisse, nad tõepoolest on muutnud teistsuguseks seda, kuidas kompetentsi hinnatakse. Milles on siin küsimus? Kui ma räägin, et ükshaaval lahti, aga kui visualiseerida seda, siis kõige olulisem on see, et me tegeleme õige asjaga, mitte lihtsalt ei kopeeri, et kõik hindavad kompetentsi üle maailma kutsestandardid, me teemegi Eestis ka. Teine, mis on hästi oluline, et seda tehakse nii, et see tõepoolest adresseerib ehk lahendab probleemi.
Ja kolmas on see, et ta viib tõepoolest meid arengus kvalitatiivselt järgmisele tasemele. Mis ma nüüd ütlesin sellega? Ei ole lihtsalt ju mõtet kutset hinnata. Eesti peab sellest paremaks saama. Ei ole lihtsalt mõtet hinnata tippjuhte või õpetajaid või teie oma kutsevaldkonnas IT-inimesi, keda iganes. Oluline, et Eesti liigub maailmas edasi ja vaadake, siin asjad ei ole head. Ma ei hakkaks siin negatiivseid näideid palju tooma, aga Eesti on stagneerunud oma põhinäitajates. See on murekoht, aga positiivsus on see, et me teame, kuidas annab seda lahendada. Kui nüüd lahti rääkida, et mis on siis see teistmoodi? Kompetentsimudelid on üks 43 aastat vana oma algusartiklist ja algus hakkasid seda rakendama väga hästi haritud psühholoogid, uurisid välja, milline on parim inimene ja näitasid teistele, hakati järgi tegema. Siis tekkisid psühholoogia sõnaraamatud, kompetentsi sõnaraamatud, kopeeriti, võeti riiulist, me teeme ka niisugused kompetentse. Siis hakkasid tekkima töörühmad. Inimesed, kes võib-olla pole kõige professionaalsemad, said kokku, leppisid, et see on nüüd kompetentsimudel, hakkasid järgima. Ja kompetentsimudelid hakkasid asendama ametijuhendeid. Nüüd täna parimad näited ütlevad, see tase ei ole enam see, mida me vajame. Me vajame tõepoolest seda, et me oleme hästi fookuses ja ka näiteks Google'i inimesed küsivad. Ikkagi millised on need inimesed, kes on innovaatilised? Seal on 50 000 inimest tööl. Nad tahavad olla siiamaani nagu idufirma. Muide, nad teevad selle ära. Seda ma natuke räägin. Nad küsivad, et millised on head juhid. Ja kui me võtame koolide näite, võib ju küsida, et mis ikkagi teeb hea tulemuse koolis? Ehk ei ole lihtsalt niimoodi, et me midagi hakkame hindama ja rakendama, see on selgelt fokusseeritud. Ja miks ta on nüüd teistmoodi, ütleme aastal 2016, ja on just nimelt see, et maailm on läbipaistv, meil on vahendid selleks, et saada teada, kuidas on tegelik pilt. Nii et hinnata õigesti, õiget asja, see tuleb läbi selle, et meil on olemas teadus. Peensõna inimeste analüütika. Ja see pole enam niisugune moeasi, see on reaalselt rakendatud. Näiteks Google'is tõepoolest teatakse. Ära vali lihtsalt neid inimesi, kellel on hea lõputunnistus tööle, vaid vali inimesi, kellel on missioonitunne ja kes on hästi vastutustundlikud, kes on iseseisvad. Ma tahaks näha, et ministeeriumites on kõik sellised inimesed tööl. Ma tahaks näha, et kutsekojas on kõik sellised inimesed tööl. Ma tahaks, et teie olete kõik sellised inimesed. Siis saaksite Google'is tööpakkumise. See on kaasasündinud mõneti, aga see on õpetatav. Ja vaadake, see on see latt. Google tekitab elitaarset maailma. Nad ei ütle seda välja, see on ju natuke hinnanguline, aga tegelikult seal tõesti on parimatest parimad. Eesti on nii väike, me peame kõik selles suunas pürgima. Kui näiteks need samad Ameerika koolid, millest ma räägin siis õige pea natuke lähemalt, kuidas seal hinnatakse kompetentse, et see jutt ei oleks nii palju abstraktne, vaid lausa piltlikult puust ja punaseks. Nende jaoks on eelkõige see, et nad on äratundmisele jõudnud tänu teaduse rakendamisele, süsteemsus on see, mis teeb muutuse. Mitte lihtsalt see, et on hea kompetentsimudel, vaid oluline on terviklikkus, sellest kohe räägin. Ja kolmas, mis on siis läbi selle loogiliselt tulenev, ma räägin selle Google'i näite ka lahti korraks. Võib küsida, et milline on hea Google'i inimene. See on see, kes on tark, nutikas ja teeb tööd, missioonitundel iseseisev, hästi, aga meeskonnad erinevad. Targad inimesed, mida nad ikka juhtida. Aga tõde on see, et juhid erinevad. Ja Google üllatus oli see, et alles 8. kohal oskustes on tehniline kompetents juhtide tulemustes. See, mis määrab juhtide tulemuse, hakkab eelkõige oskus inimesi tõepoolest nõustada ja kogu meeskonda professionaalsuse suunas vedada. Nii et see on see, mis tõmbab tegelikult edasi. Sellega ma pole öelnud, et tehniline kompetents pole Google'is tähtis. Ilmselgelt on tähtis. Aga nad panid selle järjekorda ja maailm muutus Google'is totaalselt tänu sellele. See oli järjekorras nende enda oma ja nad said aru, et need on asjad, mida saab paremaks teha ja nad tegid. Kui rääkida nüüd süsteemsusest, natukene paari sõnaga lähemalt, siis mida Google on teinud? Ta on sidunud inimeste valiku, ehk ta ei võta uduselt, vaid teab täpselt, mida ta hindab, arengu toetamise, ta viib ja pürgib selles suunas, et kõik saaks parimaks. Google'is teatakse, kes on parimad, kõik on läbipaistev. See inspireerib, see tõmbab, see on professionaalne õhkkond ja arutelu, eks ju. Ja ta maksab ka selle eest 5 korda paremini parimatele kui kehvadele, 5 korda. Keegi arvab, et kompetentside hindamine raha ei ole seotud, siis see on arusaadav see skepsis, aga reaalsus on see, et nad väga hästi on seotud ja kokku viidavad. Loomulikult toetav tagasiside, see on see, mis siis toetab arengut, kõik oskavad usaldusväärselt hinnata. Vaat see, mis on üks väga oluline õppetund maailmas, on see, et kompetentside hindamine on pähkel.
räägin ka sellest lähemalt natuke, ja ühe müüdi tahaksin kummutada, arvates, et me saame ümberringi alluvatelt partneritelt, klientidelt, ülemuselt tagasisidet ehk 360 kraadi tagasisidet on osutunud nii kalliks, et see tegelikult ei anna efekti, see ei tööta. Nii et kui te keegi seda teete, siis teadkem, et see ei ole kaasaegne, see on eilne päev. Tõsi, seda erandina tehakse. General Electric, kelle logo seal on, tema on selle maailmasse toonud kuulsana ja nemad on selgelt pannud 15 aastat tagasi selle ootele öeldes, et seda ei ole mõtet kasutada. See pole valiidne ehk usaldusväärne ja ta ei anna selle raha eest seda tulu, mida loodetakse. Kui huvi on, võib hiljem nendele küsimustele vastata, aga praegu tempot hoides ma ei lähe siia detaili. Milles on siis küsimus süsteemsuses? Tähtis on mitte see, et me hindame, vaid et me jõuame uuele tasemele. See on mõtteviisi küsimus, et kas see lihtsalt rakendab kompetentsimudelit või tahab muutust. Ja nüüd ma räägiks teile siis Ameerikast. Kõik on ju uhked ja arrogantsed Ameerika suhtes, seal on kehv haridus. Olgem avatud, Ameerikas on väga häid asju. Mõistkem, Google on Ameerikast ja muud asjad. Ju seal on ikka midagi väga head. Ja üks, mida ameeriklased on minu meelest väga hea eeskujuna rakendanud, mis vääriks praegu ajakulu, ta on meile lähedane äratuntav ja ma arvan täiesti Eestis ka rakendatav. Mitte üheselt kopeeritav, eks ju. Aga saada inspiratsiooni, mis tähendab niisugune süsteemne, terviklik, teaduslik, probleemikeskne kompetentside rakendamine. 99. aastast püstitasid nad, käivitasid programmi, mis tänaseks 2016 on jõudnud niimoodi, et sellel õppeaastal osaleb 2,5 miljonit õpilast, 200 pedagoogi 11 osariigist, mõned on siin loetletud. Ja nende eesmärk on keskenduda väga heade õpetajate arvu suurendamisele. Probleem on see, et õpetajaid on seal erineva kompetentsiga, eks ju, nad on erineva motivatsiooniga, nad voolavad ja nii edasi, tulemused õpilastele halvad. Kuidas lahendada seda? Nad on tavakoolid. Ja nad on esiteks äratundmisele jõudnud süsteemsus, et sa ei saa muutust teistmoodi, kui on 4 kohustuslikku elementi. Ja kõik koolid, kes selles programmis osalevad, läbivad süsteemselt. Mitu karjääriteed? On õpetaja, on meisterõpetaja ehk professionaalne ja on mentorõpetaja. Nad saavad erinevalt makstud, selle esimese ja viimase vahel on 10 000 eurot, $, keskmiselt. See on kuskil 25% palgalisa. Pidev professionaalne areng. Ehk teisisõnu, kui praegu see tõlkida eesti keelde, siis eesti kooli, kas meil täna oleks 3 tasemega õpetajad? Eks ju, see on üks mõõduvõtt, aga see tekitab arengus motivatsiooni. Järgmine, professionaalne areng. See tähendab äraseletatult seda, et on läbi mõeldud süsteemne terviklik juhendmaterjal, kuidas on kaasaegselt läbi viidud tund õpetamine, kuidas see välja näeb ja on korralik veebikeskkond selleks loodud ja sellele panustatakse. Teistmoodi öeldes, ei ole lihtsalt see, et me hindame kompetents, anname tagasisidet. Ehk on sisend, mis tagab, et sa üldse saad õnnestuda. 3. fookus õppemeetoditel. Õpetaja täna seal Ameerika koolis ei ole selle üle uhke, et võt kui hästi ma tunnen matemaatikat. Ta on uhke selle üle, aga ma olen tõeline õpetajana, meistrina, kuidas õpetada matemaatikat. Eks see eneseteadvus on sellele suunatud. Ja see näeb ka niimoodi välja, et tõepoolest need mentorõpetajad näitavad tundi ette. Mõelte kui kihvt, kui näiteks me nimetaks ühe X kooli täna Eestis ja küsida, et milline on see õpetaja, kes suudab teistele tundi ette näidata nii, et see tõepoolest on siis tipptase. See on iseenesmõistetav see koolis, et mitte lihtsalt ei vaadata tundi, vaid tehakse etalone. Ja 4. tulemustasu, mis on hindamisega seotud, seda ma räägin natukene veel hiljem. Nüüd, kui nad seda süsteemi välja arendasid, need olid lähtekohad, on, et õpetaja muudab kuskil kuni 50% sellest, mis on kooli mõjutada õpilaste tulemusest. Eks on teaduslik lähenemine ja ta selles mõttes on ülimalt praktiline, et me enam ei vaidle selle üle, kas kodu on süüdi või miski muu, miks õpilastel ei ole tulemused head. Õpetajad me saame selgelt aru, kuulge, ligi pool on meie enda mõjutada. Ja kui vaadata kasinate ja väga head õpetajate vahet, siis on see 5-kordne erinevus. No kuulge öelge, kuidas me suudame seda tööriista mitte kasutada, kui me teame, et see on niivõrd hea. See on reaalselt selle Ameerika nii et koolide uuringu tulemus. Ja kui nüüd natuke avada seda tööriista, hiljem ma näitan ka visuaalselt, mida see tähendab, siis see kompetentside hindamine on viidud erinevatesse moodulitesse ja üks on õppemeetodite moodul. Ja vaat, kui sa neid asju nüüd valdad, seda 8 asja, siis ei ole võimalik anda tundi.
nõrgalt, siis ei ole võimalik, et sa lapsega koos olles paned talle 2. Mõelgem natukene selle üle, kujutagem ette koolis. Õpetaja 40 minutit, 45, kuidas kuskil need koolides on, lapsega koos. Ta kulutab selle ära ja paneb 2 lõpuks. Tegelikult on see ju absurd. Te ütlete, okei, et laps ei tule kaasaks, pane ta tugiõpetaja juurde või tee talle eriprogramme, eks ju. Aga ära vaata probleemist mööda. Ja teisisõnu, kui sa neid asju järgid, ei ole võimalik, et laps saab halbu hindeid. Ja hiljem ma näitan, et tulemused ka ongi nii. Õpikeskkond. Ehk üks on see, et õpetaja teeb metoodiliselt teatud asju. Järgmine on see, et ta tagab niisuguse üldise atmosfääri. Ja seda eristatakse siis 4 kompetentsiga. Neid hinnatakse tunnivaatlusel. Siis mida tehakse veel? Enne tundi minekut õpetaja on 3 asja ka ära hästi teinud ja neid ka hinnatakse. Siis ei ole ju võimalik, et ülesanded ei ole eesmärgiga kooskõlas. Siis ei ole võimalik, et kodutöö, mida antakse, on uue õppimine, mida tunnis üldse ei õpitudki. Saate aru, et tekib täiesti loogiline tervik. Ma olen ka lapsevanem, ma ju näen, mis toimub ja lisaks koolidega koostöös. Ja vastutused, siin on võib-olla Eesti jaoks kõige üllatavam küsimus. Kui vaadata, kuidas meil kompetentsidest aru saadakse, siis on umbes nii, et kasin inimene teeb asju vähem, eks ju, keskmine teeb hästi, eks ju, ja siis väga hea, et ta teeb nagu rohkem asju. Mis on siin välja toodud, tegelikult see professionaalsus hakkab täiendavatest vastutustest. Ehk algõpetaja peab väga hästi tundi andma. Algaja treial peab ka väga hästi asju tegema. Aga see professionaalsus läheb, et sul tulevad lisavastutused juurde. Ja nagu te märkate, see on professionaalne kasv ja areng, õpetamise refleksioon. Need on asjad, mis tegelikult on meister- ja mentorõpetajatel täiendavalt hinnatakse. Ehk see on siis asi, mida algajale õpetajale ei hinnata niivõrd. Minu meelest on see koht, kus tasuks sügavamalt mõelda ja vaadata ka seda, kuidas meie kompetentse sõnastame. See võib olla edasijõudnu äratundmine kogemus. Ja nüüd visuaalselt, kuidas õpetaja siis läheb õppeprogrammi, kuidas see kool läheb, kuidas teda hinnatakse. Vot sellise tööriistaga. Kui ma visualiseerisin see esimene õppe eesmärgistamine, näete, siin on 6 alatunnust, see on üks kompetents, siis erakordselt heal, vilunul ja ebarahuldaval ehk mitterahuldaval tasemel. Et kui sa niimoodi kirjeldad, kokku neil 19 tunnust, ma panen siin visuaalselt silmade ette praegu 2 niisugust pildikest, siis ei saa üle ega ümber, sa oled professionaalne. Kes kaasa mõtleb ja valdkonda tunneb, ütleb, et Mait, sa räägid, see on ju vana asi kõik, see on nagu konservatiivne, mida siin uut on. Aga teate, mis on uus? Esiteks on see teaduslik, ehk see põhineb uuringutel ja nende enda analüüsil, et see töötab. See ei ole see, et me võtame kompetentsi mudeli ja lihtsalt annan ja hakata hindama. Aga siin on veel midagi uut. Uus on see, et nendes koolides on koolidirektor ehk juhtkond, meister-mentorõpetajad ja välishindajad, kõik õppinud hindama, läbinud hindamiskoolituse. Ja kui õpetaja tundi nad tulevad, siis õpetaja ei ole mitte hirm, mis hinded ta saab. Et õpetaja on tänuväärne selles mõttes, et ta saab professionaalsemaks, kuna talle antakse professionaalset tagasisidet. Miks siis 360 kraadi tänapäeval rakendata? Kui 2 inimest hindavad, kes kumbki millest ka aru ei saa, mis selle väärtus on. Ja need inimesed saavad attesteeritud hindajateks. Mitte ühtegi erandit ei lubata. Jube kallis, jube mahukas, aga mõtle kui tänuväärne. Tehkem Eestis üks kool selleks. Õppigem teised järgi, tehkem sammhaaval. Kui te võtate oma kutsevaldkonnad, te olete teistes valdkondades, IT või mis midagi, võtke piloodid, tehke sama professionaalselt ja sügavuti minevalt ja te muudate maailma. Tekib läbipaistvus ja täna Eestis ei ole ühtegi sellist praktikat näidata. Ka oma klientide seas ei saa seda nimetada veel. Aga on avatus ja hakkavad asjad tekkima. Et selles mõttes päris tundmatu maailm see ei ole. Mis juhtub, kui see õpetaja on saanud omale hinded? Ta ei ole üksi jäetud, tal on professionaalne partner ehk mentor, meister. Ja ta jõuab sinna välja, et see tagasiside keskendub sellele, kas õpilaste tulemused ka reaalselt paranevad, kui sa teed üht või teist asja teistmoodi.
peaks ütlema, et ma olen õpetajaks õppinud, ma tahaks tagasi minna. Kujutage ette, kui kihvt see on, et sa räägid kogenud inimesega sellest, mida sa saad teha paremini, mõeldes ja seades sihti selleks, et ma hakkan hindama siis kevadel, järgmine kevad, kuhu õpilased on liikunud. Kujutage ette, mis aura selles majas on. See on professionaalne diskussioon inimeste vahel. Seal ei mängi sõprussuhted või seal mängib sisuline professionaalsus. Ja see viib edasi. Nüüd faktid. Võib öelda, et ilus lugu, aga kas see tegelikkus ka on? Kui ma vaatan kompetentside hindamist, Eesti riigis hinnatakse riigi tippjuhte, siis me näeme sellist pilti. Kõik saavad 5, kui ma natuke lahmin. Õpetajad ka. Ja aruks inimene võtabki seda, las hindavad. Teeme ära, bürokraatia ei võta tõsiselt. Ja ma arvan, ei olegi mõtet sinna oma aega ja energiat panna, et mis sa ikka seda tühja taod. Nüüd need niet-koolid, nende pilt on see, mida me tahame näha statistiliselt. Ehk kui sa oled koolitanud välja hindajad, kes on profid, siis nad annavad nii adekvaatseid hinnanguid, et õpetaja paiknevadki kaussi kõveral, tekib normaaljaotus. Et ikka on ka nadisid tulemusi kahjuks. Ja väga häid ei ole liiga palju, erinevalt sellest viisakusavaldusest. Kompetentside, kes natuke on lugenud või teab, siis teaduskirjandus kirjutabki ja toobki esile, et kahjuks asi sellepärast ei tööta, et inimesed hindavad liialt leebelt, nad ei hinda ausalt. Aga ausalt tohib ainult ja siis hinnata, kui sa oskad seda tulemust juhtida, et see ei ole naljakas, kui ma saan teada, et ma olen 2. Ma vajan abi. Professionaalset usaldusväärset abi. Mõelgem ikka vastutus tegelikult on kompetentsimudeli rakendamine. See lihtsalt ei ole see, et anname ta kätte ja hakkame hindama ja saame tulemused ja ei ole kihvti, eks ole, et see koolide kogemus näitab, et see ei tööta, need on tavakoolid ilma kontrollvali ja need on siis need koolid, kus on professionaalselt, süsteemselt, probleemikeskselt, teaduspõhiselt ja süsteemselt rakendatud kompetentsimudel. Hüppan korraks Google'i näitele, Google teeb täpselt samu asju, aga ma ei hakanud teda sellepärast näitele tooma, et see võib tunduda liialt raketiteadus. Ja see kool on natuke tuttavam igale ühel, selles mõttes on see hea näide. Nüüd, mis on veel hästi huvitav õppimise koht? Kui ma saan tagasisidet õpetajana näiteks sügisel 2012 kuni kevad 2014, siis juhtub see, et tõepoolest mu hinded paranevad, sellepärast iga kord, kui mind hinnatakse, ma saan nõustatud, ma õpin, ma olen positiivne, ilmselgelt ma saan pärast natuke paremaid hindeid. Nad tulevad sügisel ja hinne natuke langenud. See annab siis tunnistus sellest, et tegelikult see nõuab spetsiaalselt tähelepanu keskendumist, et sa taastad oma oskusi ja liigud veel paremale tasemele. Ehk 2 aastat tsüklis need inimesed, õpetajad saavad 6 korda hinnatud. See justkui on nagu moetrend, et me täna enam või neid arenguvestlusi ei tee, me hindame regulaarselt, anname jooksvat tagasisidet. See on selline põlve otsas näide, see on lohakas, see tegelikult ei ole usutav eluline. See on siin näitena, kuidas see tegelikult eluline on. Mitte arenguvestlus ei ole süüdi, et asjad ei tööta. Süüdi on see, valesti hinnatakse ja osata anda professionaalset tagasisidet. Ja kui sa nii annad, siis näete, kuidas õpetajate tulemused paranevad. See skaala näitab seda, kuidas nende kompetentsus tõuseb. Ja see on keskmised hinded. Ja siin on näha siis õpilaste pool, et see kollakas, tumekollane tulp näitab siis seda, kuidas tõepoolest 10% on kasvanud aastane õpilaste juurdekasv kompetentsuses, õpitulemustes, kui tõepoolest rakendatakse süsteemset hindamist. Kui ma nende enda, see kõik on teile kätte saada, need slaidid ka te võite uurida, täiesti arusaadav, mõistlik, terviklik jutt ja sealt te saate ka natuke sisse puurida, et kuidas need asjad töötavad, kellel huvi on mõõtu võtta, et tõepoolest niimoodi need tulemused paranevad. Mis seal on veel, ütleme, nagu iilepunkt või kirstordi peal? Seal eristatakse õpetaja mõju. Mis täna Eestis toimub, on see, et meil on eliitkoolid. Meil on spetsialiseerunud koolid. Müts maha, see on kihvt ja see on hea. Aga ma tahaks, et kõik koolid oleks niisugused. Eks ju? See oleks aus ja õiglane tegelikult ühiskonnas. Eesti õnn on see, kui me räägime haridusest, et PISA tulemused on sellepärast head, et meil ei ole palju mahajääjaid. Et nad on suhteliselt lähedal keskmistele, eks ju, meil on hästi palju keskmisi. Aga Eesti häda on see, meil ei ole tippe piisavalt. Napilt üle 1 miljoni inimese. Kui võtate Ameerikas on 345 miljonit inimest, kujutage ette seda 1% seal. Saate aru, kellega me konkureerime. See on jälle tõsine aus äratundmine, et eestlased peavad kõik olema väga head.
Me peame kõiki kaasa aitama, kui me tahame üldse siin maamuna peal alles jääda. Tänu läbipaistvusele, professionaalsusele me konkureerime. Ma ei heieta siin kurvaks, aga see on traagiline, et välisettevõtted on Eestist oluliselt ära kadunud. Kunagi meil oli lipulaev Elcotek, mis täna toimub, mida Ericsson täna teeb, mis toimub, mida ABB teevad. Nad ei tee innovatsiooni Eestis. Teevad lihttööd. Nii et, aga kui me oleksime kõik tipptasemel ja liiguks selles suunas, ehk ma hakkasin natuke heietama, nad hindavad õpetaja panust iga konkreetse õpilase tulemuse paranemisest lähtuvalt õpilase lähtetasemest. Eestis õnneks seda on hakatud tegema, aga ma rõhutan, see viiaks iga õpetaja tasemele. Mu laps käib 21. koolis. Küttage ette, kui ma saan sinna minna öelda, et palun, Meelis Kond, ütle mulle õpetajate tulemused, tee see avalikuks ja näitab, milline õpetaja loob kõige rohkem lisaväärtust. Palun mu laps sinna kooli viia või sinna klassi panna. Täna see tundub natuke võib-olla arrogantne näide, aga ma arvan, et 5 ja 10 aasta möödudes, miks ei võiks see nii olla? Ja kui mõni õpetaja on tagasihoidlikuma tulemusega, siis ei ole see mitte tema paikapanemise koht, vaid kooli juhtkonnale töökoht, et aidata need õpetajaid kõiki heale tasemele. Vaadakem, kui kõik on 4 ja 5, siis 4 ei ole häbi olla. On ju positiivne ja ütlete, et see pole kaasaegne, ülimalt. Õpetajad on rahul sellega, et nende kompetentside hindamist seotakse tulemustasuga. See on oluliselt ajas paranenud nendes koolides. Koolijuhtide hinnangul see süsteem parandab õpetajate püsivust. Nendel oli probleem see, et õpetajad voolavad. Mõelgem koolijuhi, mis te mure on. Ma tean, te ütlete, et kus ma võtan neid õpetajaid. Võta see süsteem kasutusele ja sa leiad neid. Need tulemused, kui võtta kokkuvõtlikult, eks need graafikud juba näitasid või joonised. Tiia Randma räägib, et tulevikoskused on olulised, et on matemaatika oluline. Kui nüüd see tööriist on rakendatud, siis on see juhtunud Eestis. Ma võin olla kindel, et mu laps saab sisse ülikooli tänu matemaatikale. Paranevad. Matemaatika on tegelikult kõigile õpitav, kui me räägime gümnaasiumi tasemest. On lihtsam värvata häid õpetajaid, enne ka rääkisin sellest. Ja vaadake, mis on hästi huvitav üllatus. Ma enne ütlesin üks märksõna, et professionaalne õhkkond. Koostöö õpetaja vahel paraneb, kui hinnatakse õpetajaid süsteemselt, ausalt, läbipaistvalt, ülesehitavalt ja toetavalt. Igaüks tahaks selles majas töötada. Mis täna toimub õpetajatoas? Kas see õhkkond on selline või mitte? Kui me tahame, et see õpetajate õhkkond ja kollektiivne koostöö oleks parem sisuliselt, siis hakkab see selgusest standardis ja siis see, et õpetaja tõepoolest areneb. See ei ole maailma avastus, aga see on lihtsalt näide, et see töötab. 70% ütleb seda. Ja väiksem voolavus haakub selle teise punktiga. Ja nüüd ma tuleks natukene siis, te paljud olete siin ju juhtival kohal. Kui te olete kutsenõukogudes, ma jõuan ka varsti sinna, mis mu unistus kutsekojal oleks, aga avan seda teemat lühidalt. Ameeriklased on veel ühe hästi vahva asja teinud, mis on jälle teaduspõhine. Nad on kirja pannud kõige olulisema tunnusega, mis tegelikult teeb tööl sind õnnelikuks. Moe sõna, aga tegelikult see on sisuline ja katab ehk positiivseks. Ja tegelikult nad on eri tunnused, see on peaaegu kõik üks ja sama asi, see on usaldus. Kaasatus, partnerlus, head märksõnad erinevad. See TAP süsteemist arenenud nii, et koolide süsteemiks töötab tänu sellele, et seal on hästi kõrge usaldus juhtkondade vastu. Seal on professionaalsed meeskonnad ehk töörühmad, kes juhivad igas koolis nende asjade toimumist. Ja kui inimene usaldab, siis ta laseb ennast hinnata, siis ta laseb ennast tagasisidestada, nagu öeldakse, ja ta on valmis arenema. Tõsi on, kes ei tule kaasa, ta läheb, aga see on ju mõistlik, see on ülesehitav. Seepärast on vastutus, sa pead ikkagi tulemuse tootma. Ja siit siis puust ja punaseks, mis ma teile soovitan, kui te nüüd olete asutuses või ettevõttes, kui te olete kooli juhtimas. Ja pärast jõuan siis kutsekoja näite juurde. Probleemi kesksus näeb täna siis niimoodi välja. Oletame, et keegi sai siit inspiratsiooni, ütleb, jah, ma tahan ka kompetentsimudelit kaasaegselt rakendada, hinnata kompetentse kaasaegselt. Siis ma ütlen, et ära kopeeri teisi, ära tee kollast ämbrit, mida sul vaja tõenäoliselt kodus ei ole. Mõtle, mis on tegelikult su probleem. Mida sa reaalselt tahab paremaks muuta? Sõnasta see täpselt defineerides. Näiteks seesama NIET kool, et õpilaste tulemused paraneksid.
kui täna me rakendame Eestis tippjuhtide kompetentside hindamist, kas me oleme seadnud sihiks, et tippjuhtide kompetentside hindamise tulemus parandab riigi tulemusi? Ei ole. Me võiks selle lingi ära teha, et me oleks probleemi kesksed, me lihtsalt hindame. Teine, tuleb läbi mõelda oma ressursid ja lausalt ilustamata eesmärk seada selleks, et tõepoolest siis mis ajal, kuidas see ajakavas välja näeb, paraneksid tulemused ja kes on omanik, kes vastutab selle eest, jälle hästi oluline, koolis. Direktor ei saa seda, keegi peaks olema, kes iga päev hommikust õhtuni sellega elab ja hingab, eks ju. Tõeline proff. Kompetentsetest õpetajatest tuumiku loomine. Üks ei tee sa mingit muutust, sul on vaja meeskonda, kes toetab, ilmselge ja loogiline. See kõik on siis see, et sa tõepoolest keskendud fookuses, oled probleemil ja teed tulemuse. Igaks juhuks ütlen uuesti üle. Google ei rakenda kompetentsimudelit lihtsalt. Ta rakendab selleks, et teada, kes on parimad inimesed ja kogu aeg tõstab latti. Õudselt kihvt näide. Google ei võtta ühtegi inimest tööle, kui meeskonnas ei ole see uus inimene milleski parem kõigist ülejäänutest. See on lummavalt ilus, võib-olla pisike kontekstist väljas, aga tegelikult on tõeliselt tunnuslik sellele mõttemaailmale. Kas te täna värbate oma meeskonda inimesi, kes on teist milleski parimad ja kui ei ole, ei võta? Saate aru, mis maailmates me räägime, õpetajad analoogselt võiks olla. Nii et probleem, mida sa adresseerid. Ja järgmine, ära hakka jalgratas palun leiutama. Maailmas on teadust piisavalt tehtud ja mine sealt edasi. Ära võta psühholooge, kes hakkavad intervjueerima lihtsalt. Ära tee lihtsalt töörühma, kes hakkavad lobisema. See ei ole enam tänane maailm. See oli 5 aastat, 10 aastat tagasi. Ma ei räägi, et arutelu ei pea tegema, muidugi peab, aga sisend peab olema professionaalne. Õpetajate erialane hindamine ja koolitamine. Ehk teisisõnu, kui me näiteks täna tahaksime kompetentsimudelit Eestis õpetajatel rakendada, palun näidake mulle siis teaduspõhist, tõenduspõhist õpetaja õppematerjali. Lapsevanemana ja olles pedagoogina haritud ja psühholoog, ma hoian peas kinni, kui ma näen õpikuid, see on haltuura ju, mis on. Me teame Bloomi taksonoomiat. Näidake mulle õpik, mis vastab Bloomi taksonoomiale Eestis. Õnneks haridusministeerium on enda kätte võtnud nüüd õpikute väljaandmise loa, eks ju. Aga vaadake, kus me lati seame, kuidas me saame õpetajat hinnata ja oodata, et ta on professionaalne, kui sisend õpetajal on ebakvaliteetne. Seda võiks hiljem rääkida. Nii et sa pead tegelikult tagama ja koolitama, et üldse saaks olla areng. Ja siis on regulaarne hindamine, nagu ma ütlesin, näiteks 3 korda aastas vähemasti. Erandjuhtudel tehakse sagedamini. Tulemuste hindamine, analüüs, nüüd vaadatakse, kas kompetentside hindamine on reaalselt muutust. Regulaarselt aasta-2 vaadatakse üle, korrigeeritakse, vajadusel antakse ressursse juurde ja hindamissüsteemi ajakohastamine, uuendamine, et tõepoolest hoitakse seda värskena. See on süsteemsuse näide. Vaadakem enda sisse, kas täna see, mida ma nüüd rääkisin, teie ettevõttes asutuses toimib. Saate selle üle mõelda. Ja siin mõned näited, millest ma rääkisin. Kõige rahulolematum ma olen Eestis täna selle üle, et inimesed, kes lähevad hindama, ei saa aru, mida nad hindavad ja see hindamisvahend ei ole siis seetõttu targalt kasutatud. Ja see tagasiside tegelikult ei ole väärtuslik. Parem ärge tehke seda. Mis mu sõnum oli, kui ma nüüd kokku võtan? Meie vastutus on see, kui me midagi teeme, läheb asi paremaks, on ju. Kui me räägime õpilastest, siis räägime koolist, eks ju. Tõenäoliselt on õpitulemused, need, mis on kõige olulisemad. Ja kui me hindame, siis peab olema ainult ja ainult see fookus, et õpilaste tulemused paranevad. Ja see on tänu selle, et õpetaja on parim ja nii edasi, loogiline. Kui me räägime nüüd kutse andmisest, mis võiks 5 aasta pärast olla teistmoodi teil kutsenõukogud? Üks võimalik inspiratsioon siit. Aga miks te võiks hakata kutset andma gradatsioonina? Rahuldav tase, hea tase, suurepärane tase. Miks te võiks hakata kutset andma niimoodi, et te võtate 2 aasta pärast tagasi ja vaatate seisu? Miks te võiks koguda andmeid? Kuidas see kutse tegelikult realiseerub ja korrigeerida oma standardit? Nüüd ma jõuan sinna välja, kus ma tahan välja jõuda. Miks te ei võiks seada sihti, et kutse saanute tase paraneb nii palju, et selle kutse tulemused paranevad. Ja see on täiesti hinnatav. See võiks olla Eesti innovatsioon. Meil ei ole vaja siin naftat ega mingeid muid asju, mida meil ei ole, ehk kallid loodusvarasid. Ma arvan, et see oleks eriliselt vahva innovatsioon. Selleks on tööriistad olemas, see ei ole hirm kallis.
Võib-olla igale kutsele ei saa seda teha, ma ei hakkaks siin riskima näiteid tuua, aga arvan, et enamikele saab ja te võiksite siit edasi kaasa mõelda. Teine osundus, kui te annate kutset ja hindate, kas on mõistlik tänasega piirduda, liiguks edasi sammu, annaks mitte tunnistuse, vaid annaks ka soovitusi ja annaks nii, et see toetab. Aga mõelgem, kes need siis hindajad on, kuidas üles ehitada. Aeg mul saab ümber, ma ei saa siin praegu pikalt teietada. Ettevõttes on ilmselged ja asutuses loomulikult, kui me täna kompetentse rakendame, ma tean, üsna mitmetes riigiasutustes rakendatakse, aga seos tegelikult avaliku teenuse paranemisega täna puudub. Seadkem sinna siht. Teil on tõenäoliselt hoopis teistsugune kompetentsimudel, hoopis teistsugune hindamine, hoopis teistsugune tasustamissüsteem. Nii et ma tänan teid kaasamõtlemise eest ja võtan kokku selle põhilise sõnumiga tänu läbipaistvusele, au IT-le, tänu läbipaistvusele on maailm muutunud nii palju professionaalsemaks, et meie võimalus on sellega kaasa minna ja meie õnnetus on, kui me seda ei võta piisavalt tõsiselt. Tegelikult maailm muutub totaalselt kiiresti. See, mida Tiia Randma räägib, see tõepoolest on tegelikkus täna juba, mitte tulevikus. Nii et ma näen seda. Aitäh kaasa mõtlemast. Aitäh. Meil on nüüd mahti 1-2 küsimuseks ka. Kas kellelgi on tekkinud küsimus, mida tahaks praegu selle ettekande pealt küsida või kas või ka kommentaar või vastus lühidalt öelda? Yeah. Mina olen Elina Arro ja olen Eesti Kiirite Liidust. Tahaks öelda sellele, kui te rääkisite sellest tavapärasest hindamisest, et see hindamise problemaatika on seotud ka kultuuriga ja mina kutsun seda Eestis kollektiivse pai tegemise vajaduseks. Õige. Eks kui me võrdleme näiteks turismiteenuste hindamist, meil on aastaid korjatud tagasisidet klientitelt, umbes 8000 tükki on seda tagasisidet antud. Nii on selgelt näha, et Eesti hindajad annavad 1,2 punkti paremaid hindeid kui välismaalased. Ja ma arvan, et see tuleb mingi sellised, see on minu tõlgendus sellest, et see on nõukogude aegne selline, et ma julgenud kunagi kellelgi pahasti öelda, kui tema võib kunagi minule ka pahasti öelda või midagi halvasti teha. Et see kollektiivse pai tegemise vajadusest meie peaks kuidagi lahti saama. Ja ma arvan, et see ei ole hea selles mõttes, see tegelikult ei ole aus ja pole hea. Kui sa annad ilustatud tagasisidet, sa ei tee ju heategu. Sa jätad kasutamata võimalusi inimesel saada paremaks. Aga veel kord, sa tohid seda teha siis, kui süsteem on turvaline. Sa ei tohi seda teha siis, kui see on inetult kasutatav. Nii et siin on tervik on hästi oluline, selle süsteemi turvaline juhtimine oluline. On kellelgi veel tekkinud mõni küsimus või kommentaar siinkohal? Kui praegu ei ole, siis esinejatele on kutsekoja poolt, ma korraks võtan välja ka ja näitan siin, mis siin selle kotikese sees on. Ma aitan siin. Jah. Siin on selline Olustvere klaasikojas valmistatud klaasitöö, mida võib siis kasutada kas vaasi või kannuna. Olustvere kutsekoda on või klaasikoda, Olustvere klaasikoda on väga ilus koht, kus käia. Olen ise käinud seal uudistamas ja väga ilusaid töid seal valmistatakse, nii et igale esinejale kutsekoja poolt selline väike meene ka. Aitäh! Aitäh teile!